Suhted riikide tasandil on olulised ka turunduses. Inimsuhted määratlevad rohkem mõnikord, kui me oskame seda endale ette kujutada. Turunduses ja selle mitmetähenduslikkuses on oluline mõista iseenda tegevust, huve ja teiste inimeste rolli selles. Intervjuu raamiks on loengute süsteem, märk, mudel, lugu ja kultuur. Järgnev intervjuu keskendub lugude ja kultuuri tasandile, et aidata mõista suuremat pilti kui üksikisikud. Head kuulamist! Turundusmärgid. Tere, mina olen Sven ja täna räägin ma Marina Kaljurannaga. Tere! Tere, väga meeldiv. Me alustame intervjuud natuke teistmoodi kui tavapäraselt. Nimelt me räägime täna diplomaatiast ja Eesti riigi vaatenurgast ja seoses turunduse ja brändinguga. Nimelt mina sündisin ise 89. aastal, kui toimus väga eriline sündmus nimega Balti kett. Ning nagu mina olen aru saanud, siis Balti kett on endiselt eestlaste südametes ja meeldes oma erilise rolli poolest. Ning Balti keti näol oli tegemist ja on endiselt tegemist rahvusvahelise diplomaatiaga. Ja teisalt on tegu otseselt märgilise sündmusega meie lähimas ajaloos. Nüüd võib inimestele jääda arusaamatuks, kuidas on ikkagi tegemist Balti keti näol diplomaatilise ja märgilise sündmusega. Ennem kui me alustame nagu intervjuud, siis täpsustaks, kuidas siis ikkagi Balti kett saab olla diplomaatiline sündmus meie jaoks? Ta on diplomaatiline sellepärast, et läbi selle sündmuse teatakse Balti riike palju rohkem, kui neid teati enne seda sündmust. Aga ma ei võtaks ainult Balti ketti, ma paneks sinna juurde ka laulva revolutsiooni. Nüüd Balti kett, laulev revolutsioon, see on juba selline kogum, et see on omane, mina julgen väita, ainult Balti riikidele ja kui me paneme laulva revolutsioonil veel suurema rõhu, omane ainult Eestile. Aga miks? Sest kui me nüüd võtame lähiajaloost, nüüd uuemast ajaloost, näiteks Hongkongi sündmused, et seal toodi paralleele uudistes, et nagu eestlastega, et neil oli ka rahulik Balti kett, nemad teevad ka keti. Et miks just meile nagu see on omane siis? Ma arvan, et seal jooksis kokku hästi mitu asjaolu. Esiteks oli see MRP lepingu tähistamine. Ja. MRP leping tehti Balti riikide kohta. Jah, me võime tõmmata paralleele Hongkongi ja Hiina ja Suurbritannia vahelise lepinguga, aga see oli ikkagi nii palju seotud just Eesti vabanemisega, okupatsioonist, sellise üle väikese riigi pea tehtud ebaseadusliku lepinguga, et seal oli nii palju tähiseid ja talle järgnes riigi vabadus. Võib-olla, kui see oleks jäänud ketiks ja me oleksime edasi Nõukogude Liidus, siis ilmselt me tähistaksime täna. Aga ma arvan, tema maine oleks võib-olla natuke teistsugune. Seda mina näen Balti ketti ka ühe sammuna Eesti taasiseseisvumisel. Ja seda teatakse rahvusvaheliselt. Teda kajastati väga laialt, sest sa võid ju teha kette. Kui seda rahvusvaheliselt ei kajastata, siis seda rahvusvaheliselt ei teata. Me võime siin ju oma konnadigis arvata, et see on suur asi. Aga kui ikka BBC, CNN või nii rahvusvaheline kanal ei näita, siis see jääb rahvusvaheliselt nägemata. Balti kett lendas üle kogu maailma. Ja kuidas see siis tol ajal oli? Sest mina just sündisin, ma ei saa kahjuks seda mäletada, aga kuidas see nagu välismeedias või välismaailmas siis kajastus? Ma jään ka vastuse võlgu, aga ma olen tagant järgi näinud neid klippe, mida siis uudistekanalid 89 edastasid. Ja see oli ikka, ma arvan, see oli kõigis suuremates uudistekanalites, sest see oli midagi nii teistsugust. Inimesed võtavad kätest kinni ja seisavad läbi kogu riigi. Mitte kunagi maailmas, mitte keegi varem ei olnud seda teinud, vähemalt me ei tea, sest jällegi, võib-olla keegi kuskil tegi, aga kuna sellest ei räägitud, kuna seda ei kajastatud, siis me ei tea. See oli väga patriootiline, see oli julge samm ja see oli oma riigi eest seismine rahulike vahenditega. Nii et ilmselt kõik need asjaolud jooksid kokku ja mina julgen küll öelda, et jah, et see on üks väike mosaiigi killuke Eesti brändis. Aga kui me nüüd lägavamaks selle teemaga, siis täpsustan ennem ära, mis asi on diplomaatia ja mis ei ole diplomaatia. Mõne hea näite kaudu või siis kuidas teie seda näete? No diplomaatiat on igat moodi defineeritud. Diplomaatide kohta öeldakse, ja mulle see väga meeldib, et diplomaadid on inglid. Või esimesed diplomaadid olid inglid, kes olid sõnumitoojateks maa
ja taeva vahel, inimeste ja Jumala vahel. Ja minu arust on see kujund nii armas. Mina pean diplomaatiat kunstiks. Diplomaatia on kunst selles mõttes, et naeratus näol, viisakalt räägid sa kõige keerulisematest küsimustest. Nii, et sa ei solva oma kaasvestlejat, aga sa tood oma sõnumi kohale. Nii, et kui ma peaksin otsima kõige suurema vastandi, siis minu jaoks on see sõda. Kui enam rääkimine ei aita, võetakse välja relvad. Ja tihti öeldaksegi, et sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Nii et see ongi see hetk, kui diplomaadid ei suuda enam midagi saavutada, siis läheb maailm katki. Ja siis saab jätkata teiste vahenditega ja nendeks on relvad. Aga enne, kui professionaalsed diplomaadid lõpetavad kõnelemise, on veel ka teisi vahendeid. Nii et võib-olla me jõuame hiljem ka kultuuridiplomaatia juurde, et sealt võin ma ka tuua näiteid, kus kultuuridiplomaatia päästis olukorras, kus mina professionaalse diplomaadina ei saanud oma kolleegidega räägitud. Aga mis tähendus on diplomaatial laiemalt, kui ütleme, et te mainisite seda, et on kultuuridiplomaatia, majandusdiplomaatia, kõik muud liigid võiks öelda diplomaatial, aga mis on siis diplomaatia tähendus võiks öelda, et miks see oluline on? No, mina olen elukutseline, olin elukutseline diplomaat, suursaadik, nii et minu diplomaatia, minul seostub see eelkõige suhetega riikide vahel. Ja. Aga ma väidan, et diplomaatid on igas valdkonnas. See, kuidas meie täna teiega suhtleme. Et me räägime rahulikult, tsiviliseeritult, kuidas te mulle kirjutasite, tegite oma teema huvitavaks, et ma tuleksin teiega rääkima. Mina arvates on see kõik diplomaatia. Diplomaatia on see, kuidas ma panin täna oma lapselapse magama. Meil olid läbirääkimised ja me leppisime kokku, et me loeme läbi ühe raamatu, 5 minutit, siis ma panen teile teki peale ja ta jääb magama. Nii et diplomaatia on asutustevahelised läbirääkimised. Diplomaatia on ka see, kuidas sa avalikus ruumis oma sõnumit edastad. Nii et ma arvan, et kõik need on sellised väikesed diplomaatia killukesed, aga klassikaline diplomaatia on riikidevahelised suhted. Aga mis siis diplomaatia ei ole? Minu jaoks ei ole diplomaatia vägivald. Minu jaoks ei ole diplomaatia solvamine, sildistamine, ähvardamine, kuigi need on ka diplomaatia liigid. Läbirääkimised võivad minna väga kurjaks. Läbirääkimised on läinud ka sellises, et loobitakse 11 tuha doosida ja tassida ja ma ei tea, pastakatega. Ka sellised võivad olla sellised ekstsessid. Aga diplomaatia minu jaoks, see on minu väga isiklik arvamus, on ikkagi naeratus näol, kõige keerulisematest teemadest rääkimine, nii, et partner, kellega sa räägid, saab sellest aru. Ta ei pruugi sulle vastu naeratada. See võib olla talle väga valus teema, aga sa teed seda kunstina. Sa teed seda selliselt, isegi kui on keeruline teema, et sa naudid, su sõnum jõuab kohale ja sellepärast ma ütlengi, minu jaoks on diplomaatia kunst. Aga kas on ka huvide kunst, et enda huve esindada või välja tuua teise osapoole suhtes? Ikka, sellepärast, et mis on klassikaliselt diplomaatide ülesanne? Diplomaatide ülesanne on alati suhteid parandada. Ükskõik kui keerulised suhted või kui head suhted ei oleks, neid saab alati parandada. Nii et üks ülesanne ongi minna kas siis kuskile riiki või mõne organisatsiooni juurde eesmärgiga parandada suhteid. Suhete parandamine tähendab endast rääkimist, enda selgitamist, enda tuttavaks tegemist ja info kogumist oma partneri kohta. Diplomaatia on ka see, minu jaoks on diplomaatia ka isikute vahelised suhted rahvusvahelistes suhetes, kuidas ma leian ühise keele. Näiteks ma mäletan, et kui ma pidin esimene kord rääkima Soome presidendiga, siis ma guugeldasin. Ehk ma alati püüan leida mõnda, inglise keeles öeldakse selle kohta icebreaker, ja? Mingisugune selline tore nüansikene, mida sa saad kohe vestluse alguses öelda ja siis tekib kohe parem suhe. Ja selgus, et me oleme mõlemad koera inimesed. Ja meil mõlemal olid 3-aastased lennud. Temal oli Bostoni terrier Lennart poiss, minul oli Šoti terrier Lennu tüdruk. Nüüd, kui ma alguses ütlesin, et härra president, kas te teate, et meil on teiega ühine hobi? Ma mäletan, kui ma kohtusin Hillary Clintoniga, siis ma panin rinda lumememme märgi. Lumememme märgi, sest Hillary Clinton oli tuntud naiste võrdsuste eest rääkija. Kuidas on lumememme inglise keeles? Snowman, ta on mees. Nii et kohe jutu alguses, kui ta ütles, et oi, kui kena märk teil on, sain ma öelda, kas teate, et Eestis me oleme võrdõiguslikkusega jõudnud nii kaugele, et meil on lumemees naine. Nii et vot sellised väiksed nüansikesed on minu jaoks ka osa diplomaatiast. Kuidas sa ehitad silla teise inimesega,
kuidas sa hakkad temaga suhtlema, kuidas sa suudad teda veenda ja kuidas sa suudad teda kuulata. Kuulamine ei tähenda nõustumist. Mul on olnud palju läbirääkimisi, kus ma olen teise poolega täiesti erineval arusaamisel. Aga ma kuulan teda selleks, et saada aru, miks ta selliselt mõtleb. Et minu jaoks ongi diplomaatia nii oma positsioonide selgitamine, liitlaste, sõprade otsimine, kui ka teise poole ära kuulamine. Aga kui me juba räägime sõprade liitlastest, siis on vaenlased ka. Kas siis, kuidas siis nendega diplomaatia? Samamoodi. Ka kuulad, räägid? Ikka kuulad. Jällegi ma ei liigitaks seda vaenlaseks, aga meil on olnud väga keerulised suhted Venemaaga. Ja kui ma näiteks välisministrina kohtusin Vene välisminister Sergei Lavroviga, me teadsime, kus meil on erinevad küsimused. Nii et kohe kohtumise alguses ta küsis, et Marina, kas teie seisukohad ajaloo osas on muutunud? Ei ole. Ma küsin, härra minister, kas teie seisukohad Vene vähemuste jutumärkides massiliste inimõiguste pärast Eestis on muutunud? Ta ütles, ei ole. Selge. Paneme need teemad kõrvale ja hakkame rääkima muudel teemadel. Nii et ma tahan öelda, et ka keerulistest teemadest saab rääkida nii, et sa teed seda diplomaatiliselt, viisakalt ilusti. Ja ütleme muidugi, nagu ma enne ütlesin, et on lennanud siin, ma ei tea, tuhadoosid ja on lennanud klaasid. Eks Eesti diplomaatia ajaloos läbirääkimised Venemaaga, on see siis vägede väljaviimine või piirileping, on olnud keerulised. Nii et seal on emotsioonid laes olnud, seal on üksteise peale karjutud, nii et kõike võib juhtuda. Kõike võib juhtuda. Aga minu jaoks on see diplomaatia jaoks pigem erandlik. Võib ka välja marssida. Ka ruumist välja marssimine on diplomaatiline märk, on tähenduslik märk, näiteks ÜROs, kui esineb, ma ei tea, Iraani välisminister, siis Iisraeli esindajad lahkuvad saalist. Mis on märk? Ma ei suhtle selle riigiga, ma ei taha teda kuulata, meie suhted on sellised, et me ei vaata isegi teineteisele otsa ja ei ole samas toas. Aga praegust võib aru saada, et diplomaadid või diplomaatia on rolli küsimus rohkem kui see, et inimesed on diplomaadid. Ma lihtsalt selle pärast küsin seda, et näiteks, mis erinevus on poliitikul ja diplomaadil siis? Et kas diplomaat ja poliitik on siis üks sama isik või siis tegelikult nad on eraldi isikud peaksime suhestuma? Kui me räägime diplomaadist kui isikust, siis see on puhtalt välisteenistuses olev inimene, kes esindab Eesti riiki, kes töötab välisministeeriumis, on ta siis parajasti kas välisministeeriumis või saatkonnas, see on diplomaat. Poliitikul võivad olla diplomaadijooned ja poliitikul võib olla diplomaatilisi kohtumisi. Näiteks kui väliskomisjoni esimees kohtub oma partneriga, mõne teise riigi väliskomisjoni esimehega, tal on ka diplomaatiline roll, aga ta ei ole diplomaat. Peaminister, ka peaministri võib olla diplomaatiline roll, käib Euroopa Liidus ülemkogul, kus ta peab läbirääkimisi ja ta peab sisulisi läbirääkimisi. See on diplomaatiline töö, aga see on ainult üks osa tema tööst. Professionaalne diplomaat on see, kes töötab välisministeeriumis. Ja siis põhimõtteliselt ta on ametnik. Ametnik, mitte poliitiline ja ta on ametnik. Ainukene poliitiline isik välisministeeriumis on minister. Jah, võib-olla mõned ministrid toovad kaasa ka oma poliitilised nõunikud, aga nad ei ole diplomaadid. Nii et kogu Eesti välisteenistus on apoliitiline. Inimesed võivad kuuluda erakondadesse, aga nende töös ei tohi nende erakondlik kuuluvus mitte kuidagi neid mõjutada ega kajastuda. Aga siis riigi huvid on, võiks öelda, need esmased huvid ja siis tulevad kõik muud huvid sinna järgi. Absoluutselt, riigi huvid alustades põhiseadusest, et see võib jälle kõlada klišeelikult, aga diplomaatide ülesanne on sama nagu välisteenistusel säilitada Eesti riigi iseseisvus, parandada Eesti suhteid teiste riikidega, tõsta majandust, teha Eesti inimeste elu, ma ei tea, paremaks, kindlamaks, säilitada keelt, kultuuri. Nii et mina väidan, et kõik Eesti asutused peavad töötama selle eesmärgi nimel, mis meil on põhiseaduses kirjas. Lihtsalt tehakse erinevate meetoditega, erinevate vahenditega. Kes teeb seda uurides, ma ei tea, räimi oma kabinetis, kes teeb uurides tantsupidude ajalugu, diplomaadid teevad seda suheldes teiste riikidega. Aga miks mõned inimesed võiks öelda, et küsivad, on küsinud seda ka meedias, et diplomaadid teevad rasket tööd, aga me ei tea neist midagi. Kas sellel on mingi hea põhjus? Miks nemad on need tagatoast teevad rasket tööd, aga meie näeme neid, kes siis ütlevad, et nemad on nüüd saavutanud mingi asja või siis mitte saavutanud. Aga reeglina ongi niimoodi.
Noh, võib-olla Eestis teatakse rohkem suursaadikuid, kuigi ma ei tea, kui ma küsin teilt praegu, kes on Eesti suursaadik Venemaal, oskate öelda, no vot, et me ütleme, meie diplomaadid ja meie suursaadikud tuntakse paremini, kui nad on juba Eestis inimesed, keda avalikult tuntakse või kui juhtub midagi. Mina väidan, et enne aastat 2007 ei teadnud keegi, et ma olen suursaadik Moskvas. Aga pronksiöö pani su teise olukorda ja pärast seda teadis ka avalikkus rohkem, kes on Eesti suursaadik Moskvas. Nii et ma arvan, et diplomaadid ja suursaadikud lähevad tööle sellise teadmisega, me ei ole avaliku elu tegelased. Me oleme ametnikud, lihtsalt meie töö on teistsugune. Me teeme seda välismaal või välisministeeriumis ja tegelikult see on ka müüt, et kuidas kõik käivad ja seelikusabad lohisevad järgi ja kogu aeg on šampuse klaas käes. See on tilluke osa diplomaadi tööst, aga see on töö, väidan mina. Enamus on ikka arvuti taga ja enamus on kohtudes. Ehk mis on diplomaadi jaoks üks olulisemaid, mida mina alati olen öelnud noortele diplomaatidele, te peate armastama inimesi. Kui teile meeldi suhelda, kui teile meeldi inimesed, siis te võite olla geeniused, aga te ei sobi välisteenistusse. Sest kui on geenius, kes käib mööda seina ääri sellise näoga, et ärge tulge minuga rääkima, sellist diplomaadist ei ole kasu. Pigem olgu ta vähem geenius, aga julgegu esineda, suhelda, astugu inimestele juurde ja hakaku rääkima. Eestlasele on see väga raske. Ja vaadake ise ka, kui tihti, kui on mingisugused rahvusvahelised üritused, mina nimetan seda elevandikarjaks, siis eestlased moodustavad sellise elevandikarja, londid ühele poole, tagumikud väljapoole ja moodustub selline ring, et ärge meiega rääkima tulge. Et eestlastel on loomuomaselt hästi raske võõra inimesega rääkima hakata, aga see tuleb maha murda, kui sa tahad olla hea diplomaat. Sa lähed ja sa astud ligi ja sa ütled, mina olen Marina Kaljurand, olen Eesti Vabariigi suursaadik ja ma tahaksin teiega rääkida sellest või kes teie olete, mida teie siin teete. Et see inimestega suhtlemine ja see, et inimesed meeldivad, peab olema iga diplomaadi A ja O. Aga kus keelteoskusega on? Et kas ma saan aru, et keeleoskused on üleüldiselt väga kasulikud, väga vajalikud, aga kas siis diplomaadid oskavad kõik keelt, kuhu nad lähevad või saadetakse või nagu on määratud? Suurte riikide puhul kindlasti. Et ma ei kujuta ette, et Eesti saadik Prantsusmaal ei räägiks prantsuse keelt. Või Eesti saadik, ma ei tea, Saksamaal, või Eesti saadik Soomes, Rootsis. Ma lihtsalt ei kujuta seda ette. Ja see on vastupidi ka siis, kui teise riigi liiget. Vastupidi on natukene keerulisem. Kuigi ma pean möönma, et on väga kena olnud näha, kuidas Eestisse saadetud teiste riikide suursaadikud õpivad eesti keelt. Nii et ka Saksa saadik, Ameerika Ühendriikide saadik suudavad öelda paar lauset. Ja tegelikult keegi ei eeldagi, et nad räägivad ära kogu pika jutu. Juba see, kui nad ütlevad esimesed 3 lauset eesti keeles, on väga kõva sõna. Eesti väikse riigina peab oma saadikutele kehtestama hoopis teised nõuded. Ja ma ei kujuta ette, et sa saad ennast mugavalt tunda riigis, kui sa ei oska tolle riigi keelt, kas või käibe tasandil. Sest suursaadik ei suhtle ainult ametnikega. Suursaadik käib turul, suursaadik käib kontserdil, suursaadik käib spordivõistlustel. Lapsed käivad koolis, ta suhtleb teiste lastevanematega, ta käib poes, ostab süüa. Ta peab selles, et selleks, et selles keskkonnas ennast mugavalt tunda, sa pead seda keelt oskama mingil tasemel. Aga kuidas siis tõlkijatega? Tõlkijaid kasutatakse ka. Ma saan aru, et kui on väga ametlikud üritused, siis sageli on tõlkija kõrval või see on nagu ekslik arusaam mul? Ei, ikka on ja ma võin ka sellise näite tuua, et näiteks kui ma kohtusin välisminister, vene keel on mu emakeel, vene keelt ma valdan vabalt ja näiteks kui ma kohtusin välisminister Lavroviga, olin ise Eesti Vabariigi välisminister, siis me alustasime vene keeles, tema küsis, kuidas minul läheb, ma küsisin, kuidas temal läheb, aga kui me istusime laua taha, läksime me kumbki üle oma keelele. Sellepärast, et minu delegatsioon ei valda vene keelt ja ma ei pane oma delegatsiooni sellisesse olukorda, et neil on keerulisem rääkida kui teisel, kes räägib emakeeles. Nii et variant on, me lähme kõik üle inglise keelele, kus me räägime kõik oma võõrkeeles või siis me räägime eesti keeles, vene keeles ja vahel on tõlk. Et see olukord peab olema võrdne, sest paratamatult, kui sa ei räägi oma emakeeles, sul on kohe keerulisem. Võib ju arvata, et ma valdan seda keelt, ma oskan seda keelt, ikkagi tuleb vahe sisse, väga suur vahe on. Kas sa räägid emakeeles või ei? Näiteks kui ma ütlen, et vene keel on mu emakeel, aga mul on väga raske rääkida vene keeles küberjulgeolekust või ma ei tea, Lähis-Ida rahuprotsessist, sest ma tavaliselt ei räägi sellest vene keeles. Nii et minu eelis vene keele valdajana on, ma vaatan sõnad üle, ma vaatan teemad üle ja ma saan selle endale selgeks teha, aga ka siis ma pean ikkagi kõik teemad enne üle vaatama, enne kui ma suudaksin rääkida vene keeles välispoliitilistel teemadel.
et inimesel või ütleme jutuvärkides tavainimesel on alati kasulik õppida mingid keeled selleks, kus ta tegutseb, kus ta tahab tegutseda ja siis tal on maailm nii-öelda valla. Absoluutselt, mida rohkem keeli, seda parem. Et Eesti-sugusel riigil, vaadake kaarti, me oleme Euroopa perifeeria. Me peame kohanduma maailmaga, me peame, ma ei tea, jooksma kiiremini, me peame olema targemad, me peame nii nagu akvaariumis. See väike kalakene peab rabelema mitu korda rohkem kui suur hai, kes teeb lihtsalt suu lahti. Nii et midagi pole teha, me peame rabelema rohkem kui teised, me peame endalt rohkem nõudma. Ja kui sa tahad olla edukas, peab oskama keeli. Sest tõlk võib olla, aga väga palju näiteks diplomaatiast toimub ka nii-öelda kulisside taga. Seal kohvilaua ääres või kuskil koridoris saadakse kokku ja räägitakse. Ja avameelsed vestlused toimuvad ikkagi siis, kui kedagi vahel ei ole. Jah, erinevus on näiteks riigipeade ja peaministrite kohtumised. Keegi ei saa keeldada, et peaministrid valdaksid kõikide nende riikide keeli, kelle peaministritega nad kohtuvad. Loomulikult neil on seal tõlgid vahel, aga neil võiks ikka olla inglise keele oskus, et pärast, kui ta astub selle peaministriga kõrvale, siis ta suudab vahetada ka paar lauset inglise keeles kas või viisakusest. Aga ennem kui me brändi ja persoonibrändi ja selliste küsimusteni jõuame, siis mul on selline intrigeeriv küsimus, et te mainisite, et inglise keel, aga kuidas on nagu teiste keeltega, et tulevikus võime ju rääkida siis juba hoopis näiteks hiina keelest või vene keelest või mingitest muudest keeldest. Kuidas see nagu sõltub sellest? Mina räägin praegusest olukorrast, et läbi sajandite on olnud diplomaatia keel prantsuse keel, aga ta on jäämas tahaplaanile. Jah, Euroopa Liidus on prantsuse keel ametlik keel, jah, Euroopa Liidus toimub asjaajamine mõlemas keeles, aga praktikas on praegu ikkagi inglise keel see keel, mida diplomaadid räägivad. Ja, aga tuleviku peale ei peaks siis nii palju mõtlema või see on lihtsalt nagu tausta teadmine, et tulevikus võib-olla on vaja nagu õppida ka ma saan varsti 60, ma ei ka kindlasti hiina keelt õppima, sellepärast, et ma arvan, et mul ei lähe seda keelt vaja. Aga kui praegu on keegi noor inimene, kes mõtleb diplomaadiks saamisest, siis mina ütleksin talle, tal on nii-öelda must. Inglise keel on must, ilma selleta ei saa üle ega ümber. Ja siis võiks õppida ära mõne teise hispaania keele, mõne Aafrika keeltest, et te nimetasite hiina keelt, et tegelikult neid keeli on palju rohkem, tasuks õppida lisaks inglise keelele. Inglise keel on, aga minu arust kõik räägivad tänapäeval inglise keelt. Ja see on selline default mode, et sa nagu räägidki selle keeles. Kõik, kes lähevad kooli, oskavad inglise keelt ja lõpetavad kooli, räägivad kõik inglise keelt, et see kuidagi tuleb iseenesest mõistetavalt. Eestis soovitan ma õppida ka vene keelt. Vaadates meie geograafilist tasandit väidan mina, kõige lihtsam on tööd leida Eestis, kui sa räägid eesti keelt, vene keelt, inglise keelt. Kui lisaks on veel mõni keel, super. Nii et mida rohkem keeli, seda parem ja noored inimesed muidugi vaatega tulevikku. Aga kuidas on kohaliku meie enda eesti keelega? Kas seda on vaja nagu ka osata ikkagi väga perfektselt või nagu see professionaalsel tasemel ikkagi? Eesti keelt? Jah, eesti keelt ikkagi. On see võimatu. Seepärast, et me võime ju mõelda siis selle peale, et äkki vahetame välja selle nagu teise keele häälega. Ei, seda kindlasti mitte. Ja ütleme ka välisministeeriumi kogu asjaajamine on ikkagi eesti keeles. Kõik memod kirjutatakse eesti keeles, et sa suhtled teistega mõnes teises keeles, aga kirja paned eesti keeles. Et võib-olla kui tõmmata paralleeli, see on nagu ülikooli, et rahvusvahelistumine peab olema. Sul peab olema välismaised õppejõude, sul peab olema välismaalt tulnud tudengeid, aga eesti keel peab jääma Eestis nii ülikooli keeleks, teaduskeeleks, diplomaatia keeleks, kui ka eesti keel on Eesti riigi. Kuigi see on üks raskemaid küsimusi, kuidas seda saavutada, kuidas seda säilitada ja kuidas seda teha. Ma mõtlen ka näiteks ülikooli kontekstis on aktuaalne teema kogu aeg olnud, kuidas säilitada eestikeelset õpet, kui näiteks doktorante tuleb vähem ja vähem peale, kes eesti keeles räägiksid või on eestlased ise. Sest see nii-öelda doktorantuur näiteks, mis tagab selle jätkusuutlikkuse, on aina leigemas ja leigemas faasis. Nõus, aga siin ei tohiks vastandada ühte teisele. Et see rahvusvahelistumine on väga tore ja ta peab olema. Aga eestikeelne õpe, eestikeelne teadusmaailm peab ka jääma. Eks see on kindlasti keeruline. Aga ülikoolis on targad inimesed ja nad peavad leidma selle õige tasakaalu. Seda küll, aga räägime siis lähemalt brändi. Ma ütlen võib-olla veel keele kohta nii palju, et näiteks selleks, et saada diplomaadiks, peab olema Eesti kodanik. Eesti keele valdamine on arusaadav ja lisaks sellele peab valdama veel vähemalt 2 võõrkeelt, millest üks peab olema kas inglise või prantsuse keel. Et need on juba diplomaadi elementaarsed nõuded. Eesti keel, siis kas inglise või prantsuse keel, pluss veel üks keel. Ilma selleta diplomaadiks ei saa.
Ja sellel on mingi konkreetne põhjus ka või see on lihtsalt kujunenud? Ta on lihtsalt kujunenud ja ta ongi lihtsalt selleks, et tuleksid inimesed, kes on suutelised keeli õppima ja kes õpivad, sest ega keelteõppe on, ma arvan, natukene nagu muusika. Kõigil ei ole see antud. Ja mõni võib püüda, kui see ikka ei õnnestu, siis tuleb valida teine elukutse. Minna nagu keelest üle sellele ilusale brändi teemale siis ja me oleme rääkinud juba sellest, kuidas diplomaatiat tehakse, kuidas diplomaatist aru saada, siis esimene küsimus ongi, et brändinduses on olemas eraldi teema nimega persoonibrändid. Persoonibränd üldjuhul siis kuulajatele ka, millest kindlasti selle aine raames ka tuleb juttu, on see, et inimene ise on nagu see brändi kandev või brändi isik, kes on siis, mida me nimetame selleks brändiks. Et kas teie näete ennast diplomaatise persooni brändina, kui selliselt küsida? Ma arvan küll. Kas juba selle, ma arvan, et kõik Eesti Vabariigi välisministrid, kes on seda tööd teinud või teevad praegu, on paratamatult diplomaatia brändi nimed. Sest kui mõelda praegu tagasi, mina olin välisministeeriumis 13. välisminister. Nii et kui ma mõtlen tagasi ka nendele inimestele, on nad siis, ma ei tea, Toomas Hendrik Ilves, Manitski, Kallas, Ojuland, paratamatult sul kohe seostub ju midagi, kui sa nimetad ühte, teist, kolmandat, neljandat. Nii et jah, mina väidan küll, et vähemalt kõik Eesti Vabariigi välisministrid ja ma arvan, et ka suursaadikud, nad on ikkagi brändid. Võib-olla nad ei ole kõik avalikkusele nii tunda, aga nad on brändid diplomaatilise kogukonna mõttes, et paratamatult, kui ta suhtleb teise riigi suursaadikuga, ta on Eesti bränd. Kui, ma ei tea, Prantsuse suursaadik Lätis kohtub Eesti suursaadikuga Lätis, siis see Eesti suursaadik on sellele prantslasele ja kogu diplomaatilisele korpusele bränd, sest ta kannab mingisugust identiteeti, ta esindab riiki, aga see on ka palju enamat kui ainult riik. Ta on ka ise inimene, oma omadustega, oma oskustega, nii et ma arvan küll, et on. Aga nii tavabrändide puhul, kui me mõtleme tooted, teenused, on olemas head brändid, negatiivsed brändid ja siis brändid, mis ei ütle meile midagi. Kuidas peaks persooni brändist mõtlema, kui me räägime diplomaatiast ja poliitikast ja kõigest sellisest diplomaatia maailmast? Et kas on head ja halvad brändid näiteks teie meelest olemas? Ma arvan ikka on, ütleme Põhja-Korea, mis on esimene, mis sellega seostub. Nii et ikka on ka riikidel selline halvem maine. Kui ma räägin välismaalastele Eestist ja kui mul on olnud võimalus pidada loenguid teiste riikide diplomaatia akadeemiates, siis ma panen alati esimese slaidi, mis on Euroopa kaart. Euroopa kaart ja hall. Ja kui te kujutate praegu ette halli Euroopa kaarti, siis Eesti on perifeeria. Tavaliselt keegi ei leia teda isegi üles, kui ta on hall ja riigipiire pole maha märgitud. Ja nii pea, kui ma panen sinna Skype'i sümboli, kõik muutub. Rahvas reageerib kohe et see ei ole mitte Euroopa perifeeria, see on riik, kus avastati Skype. Nii et sellised väikesed asjad annavad riigile väga palju juurde. Näiteks Ameerika Ühendriikides Baltikett, laulev revolutsioon, millest me rääkisime. Eestit ei pruugita teada, aga kui ütled, et see on see riik, kus oli laulev, te olete see endine Nõukogude Liidu vabariik, kes vabanes, kes taastas iseseisvuse laulva revolutsiooniga. Et sellised märgid kujundavad brändi. Jah, tavaliselt öeldakse ju, et inimese puhul on vahet ei ole, reklaam on igal juhul hea. On ta positiivne või negatiivne. Ma arvan, et riigile seda laiendada ei saa. Eriti meiesugusele väikeriigile. Me sõltume partneritest. Me ei saa üksi hakkama. Meie ajalugu on näidanud, mis toimub 39., 40., 41. aastal, kui me jäime üksi. Siis oli ju lootus, et kui Eesti on mitte agressiivne, sõbralik, kõigiga hästi käituv riik, tal lastaks olla, ei lasta. Nii et alates 91. aastast on olnud Eesti diplomaatia eesmärk võita sõpru, võita liitlasi, võita partnereid. Jah, ma tean, et diplomaatias sõpru ei ole. Räägime siis rohkem liitlastest ja partneritest. Ja olla mitte ainult liitlane ja partner, vaid olla usaldusväärne ja ettearvatav liitlane ja partner. Trump saab lubada endale palju selliseid asju, mida Eesti endale kunagi lubada ei saa. Sest meid kaitsevad meiega koos meie liitlased partnerid ja meid kaitseb õigusruum. Rahvusvaheline õigus, reeglid, nendest reeglitest kinni pidamine. See on see võrgustik, mis tagab meile iseseisvuse. Nii et Eesti lihtsalt ei saa lubada endale halba mainet. Kui meil on halb maine,
siis paratamatult lööb see kohe meie liitlassuhete pihta, meie julgeoleku pihta. Sest kui nüüd, jah, see jutt läheb natuke poliitiliseks, aga ma vabandan, ma toon selle näite, kui ikka öeldakse liitlasvägede sõdurile, kui on must minema või kui sa ei taha peksa saada, kanna NATO vormi, siis ma arvan, järgmine kord USA kaitseminister mõtleb tükk aega, kas ta ikka saadab oma väed Eestisse. Ja kas need väed, kas ameeriklased on valmis olema siin koos meiega ja olema valmis, ma ei taha öelda sõjaks, aga mingisuguseks provokatsiooniks, hübriidrünnakuks, milleks iganes. Miks et NSC poiss või tüdruk peab tulema siia? Ta tuleb siia sellepärast, et meil on liitlassuhted, meil on lugupidamine, meil on ettearvatav käitumine, meie panustame NATO-sse, meie panustame kaitsesse ja sellepärast ta tuleb. Aga kui talle igalt poolt öeldakse minema, me ei taha sind. Ja kui sul on veel teine nahavärv või kui sa oled veel homo, siis mine üldse Rootsi, siis see lööb paratamatult ka Eesti maine pihta. Eesti-sugune riik ei saa endale lubada halba mainet. Kõigil nendel on, nagu ma saan aru, siis võrgustikuline põhjus, tagajärg, seos, miks me ei saa midagi lubada endale või vastupidiselt, miks me midagi lubame endale. Absoluutselt, et kui me oleksime omaette riigikene, kui meie elanikkond oleks 500 miljonit, võib-olla me käituksime teistmoodi. Ja kui ma vaatan näiteks ka rahvusvahelist õigust, suurriigid muudavad rahvusvahelist õigust iga esmaspäev, kui nad tahavad. Ja neil on see lubatud. Väikestele riikidele ei ole. Lihtsalt maailm ei olegi aus. Et kui ellujäämismehhanism, ma saan aru. Kui keegi arvab, et kõik riigid on võrdsed ja kõigil on lubatud võrdsed, ei ole. On olemas suured riigid, on olemas näiteks julgeolekunõukogu alalised liikmed, 5 riiki, kes võitsid teise maailmasõja ja neil on lubatud palju rohkem kui teistele. Ja siit ongi hea minna üle sellisele küsimusele, et kas te olete oma kogukonna suunamudija ehk influencer? Kogukond on kes? Kogukond teie jaoks võib olla näiteks valijad või siis, kui rääkida valijatest, või siis rääkida teie ümber inimestest, kes teid teavad, kes teid hindavad, või siis laiemas, nagu kui me rääkisime diplomaatia kontekstis, need, kes on nagu teie brändi teavad diplomaatia seltskonnas, kas nende jaoks olete teie näiteks suunamudija ka? No kõigepealt see sõna mulle suust ei meeldi, aga ma arvan, et olen. Miks ma tean, et tagasihoidlik oleks öelda, et mis nüüd mina, aga näetame selle tagasihoidlikkuse on ju. Sest lõppude lõpuks olema täna Euroopa Parlamendis ja mind valiti sinna 65 000 häälega, 65 000 pluss. See tähendab, kujutage ette, 65 000 inimest läksid valimistel, otsisid sotside nimekirjast üle Kaljuranna ja tegid linnukese 65 000 korda. Mul on seda raske ette kujutada. Järelikult, kui need 65 000 inimest usaldavad mind, siis ma loodan, et vähemalt nende jaoks ma olen inimene, kelle nad valisid, sest nad usaldavad mind, nad teavad, mida ma teen, nad on minus kindlad, et ma ei häbista neid, et ma teen seda kõike edasi. Nii et ma arvan, nendele inimestele ma olen küll suunamudija. Euroopa Parlamendis kindlasti mõnele grupile, näiteks need teemad, millega ma praegu tegelen, on väga palju küber ja eriti veebiterrorismiga seotud teemad. Ja jah, ütleme, volinik Johansson helistab mulle sisuliselt iga nädal. Saksa siseministeeriumi kantsler helistab mulle sisuliselt iga nädal. Järelikult selle järgi ma julgen öelda, et vähemalt selle teema osas nad arvestavad minuga ja neid huvitab, mis ma arvan. Nii et jah, ma arvan, et ja võib-olla viimane näide, et ma ikka vaatan, palju mind sotsiaalmeedias jälgitakse, et kui palju minu postitusi loetakse ja kui suur on diskussioon. Ja nüüd viimased 3 nädalat on minu postitusi lugenud üle 150 000 inimese. 150 000 nädalas. Järelikult nendel inimestel läheb korda. Nii et need on kõik need faktid, mille põhjal ma siis jätangi kõrvale kogu tagasihoidlikkuse ja ütlen, et jah, ma arvan, et vähemalt nendele inimestele ma olen siis eeskuju on vale öelda, mitte eeskuju. Vaid ma olen inimene, kes pakub neile huvi, keda huvitab, mida ma teen ja kuidas ma teen. Aga kui siit ongi hea edasi minna ka sellisele mõttekäigule, et kuidas siis, kas ja kuidas siis diplomaatia puudutab meie igapäevaelu. Igapäeva inimene, kes elab oma igapäevast elu nii-öelda, viib lapsed kooli ja lasteaeda ja nii edasi, et kuidas siis diplomaatia puudutab teda? Ma arvan, see hakkabki puudutama sellest hetkest alates, kui sa ärkad üles, kuidas sa vaatad otsa oma abikaasale, kuidas sa räägid hommikul oma lapsega, kuidas sa räägid ära, et ta lasteaeda või kooli viiks, nii et tal oleks hea tuju. Nagu ma ütlesin, täna mul olid pikad läbirääkimised lapselapsega,
mis tingimustel ta magama läheb ja lõppude me tegime seda mõlemad rõõmsalt. Mina olin õnnelik, tema oli õnnelik. No minu jaoks ongi see diplomaatia näide. Ja kui me vaatame praegu meie igapäeva elu, kus tegelikult see koroonaviirus on viinud inimesed ikka väga äärmuslikeks, siis ma arvan, et täna on neid diplomaadi omadusi vaja rohkem kui kunagi varem. Sest inimesed on tundlikud, meil on õues kole november, koroonakriis läheb järjest tullemaks, inimesed on hästi tundlikud. Et vahel sa näed kohe tänaval, et sa puudutad teda ja ta plahvatab. Et praegu on neid diplomaadi oskusi, ma arvan, eriti vaja. Ja mina ei tea, kas või tänaval inimestele naeratada ja suhelda ja rääkida ja olla rohkem avatud ja võib-olla ka mõista, kui sulle vastu plärtsutakse. Et praegu on rasked ajad. Ja turundusinimesed ja brandinguinimesed peaksid siis diplomaatiast mõtlema mitte ainult inimlikult, neil on juba see professionaalne tööga kaasnev küsimus, et kuidas nemad siis võiksid tulevikus või praegusel hetkel juba hakata mõtlema diplomaatiast? Mitte ainult riikide vaheliselt, kui nad suhtlevad. Aga kuidas nad suhtlevad oma klientidega? Kuidas nad ehitavad üles? Kuidas nad muutuvad huvitavaks? Kuidas nad pakuvad midagi? Kuidas nad saavad endale uusi kliente? Kuidas nad saavad uusi ostjaid? Kuidas nad hoiavad seda suhet? Sest üks asi on klient saada. Üks asi on võib-olla see esimene, ma ei tea, ostuleping saada, aga seda klienti hoida. Vahel on see veel raskem. Ma arvan, et brändi inimestel on see pidev igapäevane töö ja eks igaüks ise peab selle meetodi leidma ja avastama. Aga üks on neid tohi valetada. Valetada ei tohi. Valetamisest on isegi turundamisest ja selles räägitakse, et seda ei ole vaja teha, seda ei saa teha, sest tänapäeva globaalses või sellises internetimaailmas kõik tuleb välja. Google'dad, saad teada. Sest mul on ka vahel kolleegid diplomaadid küsinud, et kas ma pean siis kõik kausalt ära rääkima. Minu vastus on jätke midagi rääkimata. Jätke midagi rääkimata, kui seda ei saa rääkida, aga valetada ei tohi. Muidugi see on väga palju üles ehitatud usaldusel. Ja kui ükskord usaldus saab kannatatud, siis teinekord tuleb neid suhted üle vaadata. Aga ka näiteks suheldes ajakirjanikega väidab mina, et ikkagi need reeglid töötavad. Sa lepid ka ajakirjanika kokku. On meil see off the record jutt või on the record jutt ja kui see on reeglid on paigas, kellegi huvides ei ole neid reegleid rikkuda, sest ka ajakirjanik teab, et järgmine kord tal on mõtet tulla küsima. Nii et reeglid ja mitte valetada. Siis ongi hea minna nagu reeglitest üle sellisele punktile, et Eesti riik pingutab ja ühtlasi võib aru saada mõned inimeste vaatest, et vastupidiselt lõhub diplomaatilisi suhteid teiste riikidega. Te olete olnud suursaadik mitmes riigis ja ühtlasi elanud eri riigikordade ajal. Seega sellest võib kohe hakata küsima sellist huvitavat küsimust, et millest me oleme tegelikult natuke juba rääkinud, et miks on oluline poliitikas, et Eestist räägitakse ja et meil oleks oma riiklik bränd olemas? Eks ta ongi sellepärast, et keegi ei hooli nendest, keda ei teata. Kui sa kedagi ei tea, sa ei saa tast hoolida. Kui sa kedagi ei tea, sa ei saa ka koostööd teha. Sa teed koostööd sellega, keda sa tead ja sa teed koostööd sellega, keda sa usaldad. Suurte riikidega tuleb teha koostööd. Nii et kui me hüppame korraks tagasi diplomaatiasse, siis Ameerika Ühendriikide suursaadik sõna otseses mõttes võib jalaga ukse lahti lüüa, kõik tahavad taga rääkida. Väiksed riigid peavad rabelema, et nad oleksid nähtavad, et nad oleksid millegagi huvitavad ja et nendega tahetaks suhelda. Ma alustasin oma karjääri Välisministeeriumis 91. aastal, veel enne kui Eesti sai iseseisvaks. Meist ei teatud midagi. Et esimesed aastad oli lihtsalt nüri töö ja selgitamine. Kes me oleme, mida me tahame, milline on meie ajalugu. Siis algasid läbirääkimised Euroopa Liitu ja NATOsse astumise üle. Jällegi, nüri töö, selgitamine, rääkimine, seaduste muutmine, lobistamine, suhtlemine, selline töö, et meid tuntaks. Minu viimane ametikoht oli Ameerika Ühendriikides suursaadik. See oli aastatel 2011 kuni 2014 ja ma väidan, et meie maine oli siis tipus. Meie maine oli parim, mis ta on kunagi olnud. Ameerika Ühendriikides sisuliselt kõik teadsid, et Eesti on riik ja see on väga suur asi. Sest alguses pidi seletama, et Eesti on riik. Aga teati, et Eesti on riik ja tavaliselt, kui sa ütlesid Eesti, siis klõksas A küber, A reformid, A Skype. Et juba klõksasid ka mingid märksõnad ja need olid kõik positiivsed. See on väga ühe riigi maine puhul, ei saagi midagi paremat olla, et kui öeldakse selle riigi nimi, siis reaktsioonid, mis tulevad, on positiivsed. Nii et ütleme, Ameerika Ühendriikides oli väga lihtne Eestit esindada. Eestit tunti, Eestit teati, Eesti oli nagu niisugune väike pärlikene, tillukene,
hästi hoitud selline pärlikene, kes saab endaga hakkama, kes on tubli, kes on töökas ja kes on siis tolleks ajaks 25-6 aastaga saavutanud täieliku murrangu. Maailmas ei ole peale 3 Balti riigi teisi riike, kes oleksid suutnud oma korda selliselt muuta ja muutuda demokraatiaks. Aga kui me räägime Venemaast, kas siis bränding kui selline on ka väga oluline? Loomulikult. Ma mõtlen Eesti puhul. Ikka on. Ja Venemaa puhul, kui ma küsin ka teie käest Eesti suhted Venemaaga, mis teil on esimene sõna, mis tuleb meelde? Mina ütleksin, et pool negatiivsed praegusel hetkel. Aga ja nüüd ma lükkan teie väite ümber. Sellepärast, et riikidevahelised suhted koosnevad erinevatest tasanditest. Jah, poliitilised suhted võiksid meil olla paremad. Aga mina väidan, et poliitilised suhted täna meil ei saa paremad olla. Nii kaua, kui Venemaal on see režiim, kes seal on, ja nii kaua meil on erinev arusaamine okupatsioonist ja kõigest. Meil ei saagi olla parem. Kui me tuleme nüüd allapoole, siis mina väidan, et inimestevahelised suhted Eesti ja Venemaa vahel on väga head. Jälle käiakse, nüüd korona, see COVID-19 on loomulikult pausile kõik pannud, aga põhimõtteliselt käiakse üksteisel külas. Ma väidan, et kultuurisuhted pole ammu olnud nii head. Kui ma olin suursaadik Moskvas, ühel õhtul esinesid Moskvas, olid Kristjan Järvi, Erik Lass ja Mustonen, Andres Mustonen. Tallinnas nad ei esine ühel õhtul, nad ei ole lihtsalt Tallinnas ühel samal päeval. Kultuurisuhted väga head. Ja ka kõige keerulisemal ajal, aastal 2007, ütleme, kui mind kujutati Moskvas, nagu Moskva kesklinn oli täis plakateid, et otsitakse fašistliku riigi suursaadikut, siis suhtlemistel inimestega ma ei tundnud seda kordagi. Jah, inimesed, nad tundsid, kuna kesklinn oli mu plakateid täis, siis kõik tundsid mind ära. Nii et kui ma kuskil poes või kontsert või turul kellegagi rääkisin, jah, nad ütlesid, et nad ei ole nõus Eesti riigi poliitikaga ja alati öeldi midagi head. Aga me käisime klassiekskursioonil, aga me käisime pulmareisil ja siis mõned sosistasid, et kuigi meile on öeldud, et me ei tohi osta Eesti tooteid, me ikkagi ostame teie hapukoortida juustu, sest need on kõige paremad. Need inimestevahelised suhted Eesti ja Venemaa vahel on läbi aastate olnud head. Ja inimeste poliitikud ärkavad üks hommik üles, vaatavad silma ja on sõbrad. Inimesed nii ei saa. Inimestel on vaja aega. Ja mina väidan, et praegune olukord on tegelikult väga okei. Küll poliitilised suhted mingil hetkel muutuvad. Aga oluline on see, et inimestevahelised suhted on head. Käiakse üksteisel külas, tuntakse üksteise vastu huvi ja tuntakse huvi üksteise kultuuri vastu. Et väga oluline on teha vahe sisse. Üks on rahvas ja üks on režiim. See ei ole üks ja sama. Aga siis saabki väga sujuvalt hea küsimuse küsida, et kuidas on seni Eesti ja sealhulgas teie oma panusega Eesti diplomaatilist turundust teinud? Ma arvan, et Välisministeeriumis töötades sõna otses mõttes 24/7. Sest mida iganes sa teed, eriti kui sa oled saatkonnas, seda vaadatakse ikkagi sellise pilguga, et sa esindad Eestit. Kuidas sa räägid, kuidas sa suhtled, ma ei tea, kuidas sa kontserdil käitud, kuidas sa, nuga kahvlit kasutad, alustad, kuidas sa riietud. Nii et loomulikult seda kõike vaadatakse. Mina olen püüdnud alati nendes riikides, kus ma olen töötanud, näidata seal, võtta appi Eesti kultuuri. Aga kas mõni näide hea näide saaks olla? Või siis vastupidi? Ja ma toon näiteks alguses esimene näited on Moskvast. Pärast 2007. aastat järgmisel kevadel oli Eesti Vabariik 90. Keegi Eesti saatkonnas käia ei tahtnud. Eestit kujutati fašistliku vastiku väikese riigina. Mina olin nagu leeprahaige, minuga ei suheldud. Ja siis oli küsimus, kuidas teha vabariigi aastapäeva vastuvõtt. Vabariigi aastapäeva vastuvõtt on alati diplomaatilise elu tähtsündmus. Sinna tuleb tolle riigi koorekiht, ametnikud, kultuuritegelased. Ja ma ei teadnud, mida teha. Ja siis ma juhtusin rääkima praeguseks lahkunud Erik Lassiga. Ja Erik Lass ütles, et aga teeme kontserdi. Ja me tegime Novaja ooperas teatrimajas kontserdi, mis oli segu kõigest. Loomulikult oli seal Georg Ots ja Mr. X-i aaria, mida esitas Marko Matvere, aga kontsert lõppes ka roodoroga. Ehk me näitasime ka kaasaegset Eesti folkloori. Ja mitu nädalat enne seda, ega ma öösiti ei maganud. Oli see suursaadik õudusunenägu, et ma lähen lavale rahvast tervitama,
kardinad lähevad lahti ja saalis on ainult minu abikaasa. No see on suursaadiku õudusunenägu. Ja tegelikult oli saal täis. Et kõik need inimesed, kes ei tulnud saatkonda, tulid kontserdisaali. Ja ma väidan, et selle õhtuga me saime moskvalastega ja venelastega taastasime väga paljus selle usalduse tavaliste inimestega. Ametnikke ei olnud, kõrged ešelon ei olnud, Lavrov ei tulnud. Aga tulid kultuuritegelased, tulid need, kes olid Eesti sõbrad, eks tahtsid näidata, et ka praegusel keerulisel poliitilisel ajal me tuleme. Teine näide on Washingtonist. Washingtoni on raske millegagi üllatada. See kõik toovad sinna oma kultuuri tippe. Washington on, ta on selles mõttes ära lörtsitud, et seal ei tea enam, mida tuua ja mida näidata. Aga meil oli võimalus korraldada Kennedy keskuses, mis on siis 2300 inimest, saal, mis mahutab 2300 inimest, oli võimalus korraldada seal Arvo Pärdi muusikakontsert. Kusjuures Arvo Pärt oli ise kohal. See oli tasuta kontsert. Me piletid ei saanud müüa, mis tähendab, et jällegi me ei teadnud, kui palju tuleb rahvast kohale. Olid kammerkoor ja kammerorkester Tõnu Kaljuste juhtimisel. Ja jälle see suursaadiku õudusunenägu, kas keegi tuleb ja mis seal hakkab saama. Ja kui me siis lähenesime Kennedy keskusele, oli seal mitme kilomeetri pikkune saba. Kõik uksed olid lahti. Akreid sellel ruumil ei olnud, aga kõik oli lahti. Et inimesed, kes ei mahtunud saali, kuulaksid seda muusikat. Ja kui Arvo Pärt tuli looži, rahvas huilgas. Sest ameeriklased, nad ju näitavad. Nad ju näitavad, kui nad kedagi näevad ja kui nad on rõõmsad, nad karjuvad. Mida eestlane teeb? Eestlane on ju vait. Ja kui keegi kuulus inimene on mööda läinud, seda sosistab, et kas sa nägid, see oli Anne Veskin, on ju? Ameeriklased ei teeni, nemad väitavad välja. Ja kui nad nägid elusat Arvo Pärti, nad pidid hulluks minema need ovatsioonid. Ja siis oli kontsert. Ja lõpus olid ka täiesti hullud ovatsioonid. Ja siis ma lihtsalt istusin ja mõtlesin, et selle praegu ühe kontserdiga me tegime Washingtonis ära rohkem kui kõik Eesti diplomaadid läbi aegade. Kaasa arvatud Toomas Hendrik Ilves, kes oli suursaadik mingil ajal. Vot see üks kultuurisündmus tegi Eesti palju nähtavamaks. Mitte, et Arvo Pärt ei oleks enne teatud, muidugi teati. Aga see, et Arvo Pärt ise tuli ja esines Washingtonis, et teda nähti loožis istumas, see läks ameeriklastele nii hinge, et ma arvan, et see oli minu diplomaadikarjääri tippsündmus. Aga nüüd neid kahte näidet kasutades nüüd selleks, et analüüsida näiteks seda küsimust, et mida on Eesti riigi diplomaatia nendest näidetest õppinud või siis mida teie olete õppinud nagu sellest, nendest kahe näite põhjal võiks öelda? Mina olen õppinud seda, et väikese riigi puhul sa pead olema leidlik ja kasutama kõiki neid nõkse ja šnitte ja inimesi, kes meil on. Ma tõin need kaks näidet, aga ma väidan, et Jaapanis ei oska täna ilmselt keegi öelda Eesti peaministri nime, aga kõik teavad Barutot. Et me peame leidma need oma pärlikesed üles, oma kultuuri, kunsti, teadusinimesed ja kasutama neid. Kasutama on paha sõna, aga heas mõttes ära kasutama neid Eesti promomiseks, Eesti tutvustamiseks, Eesti näitamiseks. Ja mul on tegelikult väga hea meel öelda, et tegelikult nii palju, kui mina välisministeeriumis sellega kokku puutusin, oli see siis äridiplomaatia või kultuuridiplomaatia, inimesed tulevad väga hästi kaasa. Et nad hea meelega tulevad, kui nad saavad kaasa aidata Eesti riigi tutvustamisele või teha head Eesti riigile. Ja teine, mida ma väidan, mina väidan, et absoluutselt kõik on Eesti Vabariigi suursaadikud, ka teie. Sest kui ma tahan kuskile riiki minna, ma ei küsi tolle riigi diplomaatide käest. Ma ikka küsin oma tuttavate käest. Et kuule, kas sa oled käinud, ma ei tea, Brasiilias, kas sa oled käinud Dubais, mis mulje on. Ja samamoodi kuulatakse oma sõpru tuttavaid palju rohkem kui ametlikult diplomaate, kes ametlikult siis riiki esindavad. Nii et kui keegi küsib kunagi, et ütlete, et te olete Eestist, sellega te juba kujundategi Eesti mainet. Sest selle inimese läheb meelde. Ma mäletan, kui ma andsin üle volikirju Kanadas kindralkubernerile. Mis ta nimi on? See tuleb mul meelde pärast. Brain freeze. Kui ma andsin üle kindralkubernerile, ma olin kindel, et eks ta oli jutupunktid läbi lugenud, ta teadis, et suursaadik annab volikirju üle. Aga ta oli ikkagi meelest, ütles, et kui ta oli ülikoolis, siis temaga koos õppis eestlane, kes oli tulnud 44. aastal Eestist. Ja too eestlane kujundas Kanada kindralkuberneri arvamuse Eestist. Nii et 44 ja võtame siis, ma andsin volikirju üle 2000 millegagi. Ehk 60 aastat hiljem kindralkuberner teadis Eestit
tänu sellele, et ta oli nooruses kohtunud inimesega, kes tuli Eestist. Nii et ärme alahinda neid üksikuid kontakte ja neid üksikuid inimesi. Täna praegu ma arvan, Ott Tänak. Automaailmas kõik teavad. Kes meil täna veel sellised on? Arvo Pärton ja jääb, siin ei ole midagi öelda. Ma arvan, meie kunstnikud. Mul oli näiteks võimalus avada Moskvas Lill, mis ta eesnimi oli, suri ära? Klaasikunstnik Lill. Vaatate järgi. Kuidas? Jälle brain freeze. Mul oli võimalus avada tema klaasikunsti näitus. Jälle rahvast oli murdu. Mul oli võimalus Moskvas avada Ülo Soosteri miniatuuride näitus Tretjakovi galeriis. Rahvast tuli ja vaatas ja Ülo Sooster oli nende jaoks samamoodi Eesti nägu ja Eesti nimi ja killukene Eestit. Ado Lill, mõtlete? Ei. Keegi teine? Klaasikunstnik Lill, suri eelmine aasta. Ado Lill on maalikunstnik. Jah, klaasi. Aga klaasikunstnik. Klaasikunstnik Lill. Ivo Lill, just, Ivo Lill. Ta tuli Venemaale, võiks arvata, et Vene kunst, mida seal kõike nähtud ei ole. Ja rahvast tuli murdu vaatama, sest see, kuidas tema oma neid klaasskulptuure ja klaasist asju tegi, oli nii teistmoodi. Need tuleb üles leida, võt see väike, ma ei tea, väike rosinake, mina ütlen seda alati, et see on väike mosaiigi killukene. Ja kui me kõik otsime neid mosaiigi killukesi, võt siis tulebki Eestist selline ilus mosaiik ja ilus ettekujutus, milline Eesti on. Minu viimane küsimus oleks intervjuu lõpuks, et mida te sooviksite näiteks öelda inimestele, kes kuulavad seda podcasti formaadis või siis on selle õppeainega seotud ja õpivad turundussemiootikat ja soovivad teha paremat põhimõtteliselt turundust, kasutades semiootilisi meetodeid? Nüüd ma ütlen kindlasti midagi teie vastu, aga minu sõnum on, ärge mõelge üle. Ja ärge kuulake alati professionaale. Või kuulake neid, aga lõplik otsus tehke nii, nagu teie sisetunne ütleb, et see on õige asi teha. On ka minul olnud erinevaid perioode, kus ma olen suhelnud võib-olla professionaalsete PR-inimestega, professionaalidega ja mõned korrad on mul jäänud kripeldama. See, mis ta mulle räägib, ei ole päris õige asi. Ma ei taha niimoodi teha, nagu ta räägib, aga ma olen ära teinud. Ja lõpuks on ikka olnud mul endal õigus. Et ärge laske endale midagi pähe määrida, kuulake professionaale, sest nad teavad, nad on eksperdid, neil on praktiline kogemus, aga lõplik otsus tehke ise ja tehke selline otsus, mis on just teile õige. Nii et jääb selline tunne, ma tegin õigesti. Sest ekspert kõige oled ikka see sina ise, mitte see, kes nõuannab, nõuandja võib ju olla ekspert nõuandmises. Absoluutselt ja tuleb kuulata. Kindlasti tuleb kuulata erinevaid inimesi, aga see lõplik otsus tuleb teha endal. Ja alati ei aita ka see, et ma teen linnukesi poolt ja vastu ja siis vaatan, mida linnukesed näitavad. Isegi kui linnukesed näitavad teisele poole, see sisemine otsus, enda veendumus. Kui see veendumus ütleb, et nii on õige teha, siis usaldage oma sisevaistu ja oma siseveendumust. Kuulake eksperte, aga lõplik otsus tehke ise. Ja teie elukogemus näitab seda ka? Absoluutselt. Diplomaatias kui ka kõike mujal. Absoluutselt. Hea meelega kuulan eksperte, hea meelega räägin tarkade inimestega, aga teen seda reservatsiooniga, mõtlen ise selle kõik läbi ja lõplik otsuse teen alati ise. Aga ma olen ka peaaegu 60, mul on hea seda rääkida. Et võib-olla noorel inimesel on see natuke keerulisem ja võib-olla aastatega tuleb rohkem kogemusi. Et ma ei taha ka öelda, et nüüd 20 peaks olema see ninatark, et ma tean kõike. Et tuleb lihtsalt kaine mõistusega vaadata, jalad maas, kaine mõistusega ja otsustada nii, kuidas keegi peab õigeks. Aga väga hea, suurepärane, aitäh selle intervjuu eest, aitäh kuulajad, järgmise korrani.